tere tegelased! Kunagi ammustel aegadel sõideti Eestis lisaks igasugustele pagidele võistlustele tragidega. Tragid on siis niisugused vähe suuremate ratastega mudelid, millega on raja peal ka päris äge sõita. Ja siis nüüd ongi juhtunud niisugune lugu, et mingisugune kriitiline mass on kokku saanud inimestest, kes mõtlevad, et võiks see hooaeg suvel jälle natuke tragitada. Ja niimoodi ongi jõudnud ka minu lauale siia üks tragi. Kutsume teda siis Asva tragiks, sellepärast et ta on toodetud Team Associatedi poolt. Ja tegemist on Team Associated RC8T 33.2E-ga. Ja teeme siis ka väikse ülevaate, mis sinna peale läheb. Et siin karbis siis on, nagu tavaliselt ikka võistlusmudelite puhul, veermiku komplekt, milles ei sisaldu elektroonika. Selle me peame ise juurde panema ja mina siis olen otsustanud minna Hobbyvingi elektroonikaga. Ja läheb peale sellele asjale uus Xeron 4274 mootor, 2250 kV. Nii, saame ta fookusesse ka. Sellega see on tragile mõeldud mootor ja peaks päris kenasti seda masinat edasi vedama. Ja kiirusregulaatoriks hakkab olema XR8 Plus. Ja servo nagu ikka Savex. See konkreetne mudel siis SP2273SG. See on harjavaba mootoriga servo. Terasammakad peaks sellele tragile päris kenasti külge minema ja seal päris tõhusalt tööd tegema. Niiviisi, teeme väikse kiire siukse lahtipakkimise video ka, vaatame, mis siin karbis on. Väga palju kleepekaid on pandud, kõik tuleb läbi lõigata 3 tükki ja siis pääseme nii-öelda karule kõhtu. Ja esimese asjana on jäänud pihku põhja külje kaitsmed. Samasse pakki on veel sisse pistetud servoseiver ja roolilatt. Nii. Järgmisena on kätte sattunud pakikene numbriga 8.2. Siin paistavad olema veovellid ja rattarummud. Kas nad on eesmised ja tagumised, ei tea. Siis siin on nüüd kõik diferentsiaalid. Neid on sellel autol siis 3 tükki. Ees, keskel ja taga. Pakk 1-2. Sellest ilmselt tuleb ehitamist alustada. Siin on väike pakikene, siin sees on mootoripukk ja ühtlasi siis kesktihvri kinnitus. Ja kõikide mudelistide suurim hirm kokkupanemisel ülemised õõtsoovad ehk siis turnbucklid. Siis on siin mingisugused pisikesed pakid kruvikestega. Need on ilmselt raadioboksi omad, kuna siin on kaabelduse tihend, mis käib see raadioboksi külje peale avasse.
Järgmine pakk, mille me siit leiame, on põhiliselt täis igasugust plastikut. Siin on näha, tundub, et eesmised õõtsoovad, ülemised kui alumised. Siis jah, põhimõtteliselt esiosa detailid. Ja tragikere. Sellele tuleb kääri näidata, sellepärast et ta on välja lõikamata ja loomulikult tuleb ta ära värvida. Karp on suht tihedalt täis topitud. Siin on meil mingisugune päris suur siuke pakk. Siit ongi raske natukene näha, mis siin sees on, aga tundub, et siin on sees vähemalt pool autot, sellepärast see pakk on jõhkralt suur. Ja ilmselt on see põhiliselt täis jälle plastikdetaile. On näha siin tagatiiba, tihvrid, kodasid, munakaid. Siis mingisugused, siin on meil akukarp, mingisugust seibe, värke, igasuguseid asju, tagarummud. See on huvitav kott, siin on sees amordid, paistab kõik 4 tükki. Kaasas on ka amordiõlid ja ühtlasi on siia kotti pistetud diferentsiaalide õlid. Siin on meil siis 10 kilo, 5 kilo ja need siis käivad tihvritesse ja lisaks on siin 40 ja 35 amordiõlid. Kas me nendega proovime selle auto valmis ehitada ja vaatame, mis raja peal saama hakkab. Ja siis on meil siin tagaosa detailid, õõtsoovad, tagatorn, tagumine keskmine veopõll ja kinnitusvahendid. Ja eelviimane kotikene, siin on nüüd natukene esiosa detaile. Nii-öelda pivot pool suspensioni jaoks. Siit saame kenasti panna auto esiosa kokku. Ja viimane autodetail on põhi, mis on kitile omaselt tugevamat tüüpi alumiiniumist. Põhjast on välja freesitud vajalikud natuke materjali, süvendeid, et kõik kenasti ära mahuks. Ja loomulikult muudab see auto kergemaks ja võtab ringiajast 0,01 sekundit maha, kui sellega võistlusrajale minna. Ja viimane asi siin karbis on juhend, kuidas auto kokku panna. Ja see on siin nüüd tehtud. Karp tühi. Paneme praegu siia mõned asjad tagasi, näiteks selleni me jõuame alles millalgi oluliselt hiljem. Siia võib esialgu tagasi panna ka põhjallaadid. Ja siis tuleks välja otsida asjad, millest me tegelikult ehitamist alustame. Aga selle kohta tuleb juba eraldi videosari, kus võtame ette terve mudeli ehitamise vastavalt juhendise näidatud etappidele, milleks siis saab olema ilmselt amortide ehitus, diferentsiaalide ehitus ja siis võib-olla eraldi teeme sildade kokkupanemise. Ja loomulikult lõpetuseks elektroonika paigaldamine.